Olen Uue Elu Kooli õpetaja ja räägin teile Uue Elu Kooli sünniloost ja eesmärkidest. Uue Elu Kooli ehk võitja Kristuse koguduse eesmärgiks on anda inimestele informatsiooni kõige kõrgema Jumala, see tähendab elu enese ideoloogiast, tema seadusest, reeglitest õigeks arusaamiseks ja milleks me üldse siin maailmas elame ja oleme. Võitja, see tähendab tõeõpetusega vala arusaamade üle Kristuse kogudus, see on Uue Elu Kool. Ja mille jaoks on kõige kõrgema Jumala ehk elu enese poolt antud rahvastele erinevad religioonid vastavalt erinevate rahvaste vaimse arengu hetkeseisule ja kuidas vastavalt inimeste vaimsele edasiarengule ka õpetused peavad pidevalt täiustama. Selleks, et nende läbi järjest õigemad arusaamad ka kõikide elu ja olukordade suhtes igal pool ja igal ajal tõepoolest tõuseksid ja ka jääksid tõeõpetuse vastu võtnud inimeste mõistuse troonile valitsemaks tõelise Jumalana. Ja nii kujundamaks kui ka juhtimaks kogu nende edaspidist elu ja tegemisi üksnes õiguse ja tõe radadel, see tähendab vastavalt elu seadusele, reeglitele ning õigetele arusaamistele nendest. Ma kirjutan nendest asjadest nõndamoodi, kuidas minu Jumal, see tähendab mu ainus see igavene elu, on mulle õpetanud alates 1. detsember 1990 aasta alates ja õpetab siiamaani. Enne oma Jumala kutsumist elasin ma selle maailma põhimõtete arusaamade järgi. Need olid mulle Jumalaks ja mu eluteel, sest mis arusaamade järgi keegi inimene joondub, elab, need arusaamad on tegelikult ka tema jaoks Jumalaks, elujuhiks, kuna ta neid järgib, järelikult jumaldab. Need arusaamad viisid mind aga lõpuks ummikusse ja ma sattusin koguni mitmel korral vangilaagritesse, aga nõnda nagu kõlavad ka ühe tuntud laulu sõnad, et kui ma elus komistan ja ka vahel kukun, siis seniks, kuni mul hing veel sees, ma tõusen ikka üles. See on päris hästi öeldud ja nõnda samuti tõusin ka mina tõelise Jumala abiga alati üles ning see Jumala abi minu jaoks, minu elu muutmiseks oli väga eriline. Kogu mu elu ja moraal oli langenud niivõrd sügavasse pimedusse, kus mul puudus igasugune mõte, elu eesmärk edasi liikumiseks, millegi hea suunas. Sellepärast usun siiamaani, et kuidagi teisiti ei olekski mu elu saanud ümber korraldada, paremaks muuta, kui ainult sel moel, nagu see minuga juhtus. 1. detsember 1990 aasta. Olin tol päeval pikalt mõtisklenud oma põhja käinud elu üle ja palvetanud Jumala poole ja kui see on võimalik, siis muutkuda mu elu ümber. Andku mulle selleks õiget arusaamist ja jaksu ka, et ma tema jõudugase mõjul suudaksin edaspidi hakata õigemini elama. Ütlesin, et olen tahtlik oma elu täielikult pühendama Jumalale, tema teenimisele, selleks, et kõigepealt ise pidevalt täiustada õigete arusaamiste poolest ja selle tagajärjel edastada oma Jumala arusaamised tõde ka kõigile nendele inimestele, kes tunnevad oma südamest kutsumust selle õpetuse omandamiseks, selle järgi joondumiseks, elamiseks, ühesõnaga tõele tunnistust anda. Selliste mõtetega oma voodil istudes kadus mul äkki silme eest pilt ära kogu ruumist, milles ma olin ja inimestest ning esemetest minu ümber. Ja mu silme ees oli vaid sõbralik naertav noormees, kellel olid lumivalged lokis juuksed ja samaaegselt ütles selge ja kõva hääl minu sisemuses, sa oled mind kutsunud. Ma ei taibanud sel hetkel midagi sellest ja siis ütles kõva hääl mulle otse kõrva sisse, et sa hakkad nüüd õppima, et pimedus sinu elus asenduks tõelise valgusega. Ja et praegu sa ei tea midagi veel. Seejärel see nägemus kadus, aga peale minu ei näinud ega kuulnud ükski toas olijatest mitte kui midagi. Ja praegu saan ma aru, et Jumal ilmutas mulle mind ennast tulevikus
kui vaimset taevast täiuslikku inimest. Ja see selge kõlav hääl minu sees oli kõige kõrgema Jumal. See on elu enese tahte väljendus, et minu aeg on küpseks saanud eluseadust reegleid täielikult õigeks omandamiseks ja selle õpetuse edastamiseks kõikidele inimestele valikuvõimaluste tegemiseks elu ja surma ehk õigete ja valearusaamade vahel eluseaduse reeglite kohta, et minu aeg on küps seda kõike omandama selleks, et seda edastada. Edaspidised juhtnöörid sain ma veel 26. aprill 1991 aasta, kui mu Jumal oma esindaja läbi ütles mulle aujärjed oma peaingli läbi, nagu piiblis on ka kirjutatud, et mine julgesti edasi, mu poeg, ära karda neid kuruse jõudu ega nende järgijaid, sellepärast sa oled alati võitja nende üle, sest ma ise võitlen sinu eest, et su töö tegemised kõik korda läheksid ja hävitan selleks kõik su vaenlased, need valearusaamad elust ja ära su eluteelt. Selle ilmutuse ajal teadsin ise kindlalt, et olen ärkvel ning minuga räägitakse nüüd tegelikkuses. Taolisi ilmutusi oli mul veel edaspidigi mõningaid, kus ma teadsin kindlalt, et olen ärkvel. Aga kui ma juhtnöörid olin kätte saanud, avastasin, et olin siiski olnud nägemuses. Ma tean, et inimesele on ainsateks vaenlasteks vaid tarkusele, tõele ja sellega kaasnevatele õigetele arusaamadele vastu sõdivad jõud, mõtteviisid, mis inimkonna mõistuse taevasse on tõusnud domineerimaks läbi valearusaamades sõltuvuses olevate inimeste ja selle tõttu on võimalik neid ka võita, ära kaotada inimmõistusest samuti üksnes läbi inimese poolt tõeõpetuse edastamisel. Nii et 1994. aasta sügisel sündiski Jumala tahtel Murru vangilaagris, kus ma viibisin, uue lepingu kogudus, esialgse nimega ülestatud Kristuse kirik ja me muutsime vastavalt arusaamade pideva kasvuga, täiustumisega meie mõistuses. Selle koguduse nimeks on nüüdseks uuelukool. Ja nüüd elan tema õpetuses, sõna kuulmises ja sellega kaasnevalt ka alati õiges informatsioonis juba 20. aasta ja õpin pidevalt edasi. Ja vahetevahel on juhtunud ka väiksemaid komistusi, sest keda Jumal armastab, seda ta ka karistab. Õpetuseks, et inimene mõtleks järgi, millest ta veel pole õigesti aru saanud. Ja Jumal lööb selleks, et ravida, terveks ravida. Selleks kõigepealt paadutades ära inimese eksimaks. Ja seda tähendab ka Jumala ütlus, et Jumala kohus on alanud kõigepealt Jumala kojast, kogudusest ja kõigepealt minust enesest, kui esmasündinust surnute seast. Ja sellepärast käsib ka Jumal noomida tarka, et see saaks veel targemaks, aga samas keelab noomida rumalat talpi, sest ta hakkab noomijat vihkama, kuna ta ei ole võimeline oma mõistuse alaealisuse tõttu veel tõde taipamaks eluseaduse reeglite kohta. Ja soovin kõikidele lugejaile armu ja rahu ja rõõmu, edu ja kordaminekuid elus, kõikide tulekut tõe Jumala hingamisse ja sellega kaasnevalt ka alati pidevalt õigesse informatsiooni. Ja see on uuelukoolis.